räägime sellest päevast, kui emaga saime teada, et Vilmar on tulemas. See oli nii kähku peale Avet. et oli nüüd õnnelikud terved, et saavad nagu kaksikud olema. Hea on kahte hoida. Räägi sellest päevast, kui Vilmar sündima hakkas. See oli tuisune päev. Ma töötasin kauplusauto peal ja tulin kodust läbi, siis mul oli Kurinas see müügiplats viimane. Ema ütles, et nüüd on asi tõsine, et tuleb ära viia haiglasse. Ja vanaisa ja vanaema olid siis Rehvi ühiselamus. Läksime sealt läbi ja ilmulik, sest et samal ajal sündis ju Enele ka poeg. Ja Ene ütles, et tema ei võta teda kõiki, siis me emaga otsustasime, et võtame selle ka enda kasutada, aga ju siis Ene mõõtis meelt. Ema järelda mälestus Vilmarist. Ma ei tea, minul on järelda mälestus rohkem. Kui ta kurat, ma olin Räpinas koolis ja ta hüppas kuuri katuselt alla. Ma helistasin koju, kuidas kodus on kõik. Ja ma ütlesin, et ei ole viga, juba pannakse uus kips jala peale. See ongi, ega taga oli, kogu aeg oli mingid tegemised. Mis siin on öelda mälestusfilmist? No võib-olla mul on see, et me käisime taga Ameerikas, elasime. Teine asi oli see, et ma elasin tema juures Hispaanias. Ta hoidis ja hoolitses, see on kõige vaja. Ta soovid tulevikus Vilmarile, et ta poisid kasvaksid korralikult, et ta ei peaks, et ta läks elu eest. Palju õnne, ole tugev ja hoia poisse.